tänu sulle, Isa, Jumal, et me võime täna tulla sinu nimel ja kohtuda täna siin sinu palge ees. Ja me täname sind, Issand, et me võime täna kuulutada sind Issandaks, oma Jumalaks selles paigas. Ja me võime täna õnnistada igat ühte, kes on täna tulnud siia, et saada osa sinu sõnadest, et saada osa sinu armastusest, et saada osa sinu headusest. Sest sina oled Jumal, sa oled püha ja tõeline Jumal. Ja sinule kuulub kogu au ja vägi nüüd ja igavesti. Aamen. Te võite võtta istet. Kui natukene valgus ka saaks, juurde oleks päris hea. Täna aitäh teile, muusikud. Jumalat on alati hea kiita ja ülistada, sest Jumal väärib meie tänu. Ta on hea. Ja Jumala tõotused on jah ja aamen meile kõigile. Jumal on püha ja me teenime ühte head ja püha Jumalat, kelles ei ole muutust ega varjutuste varju. Tema on see sama ikka ja igavesti. Aga see maailm meie ümber, kus me elame, on pidevas muutuses. Ja see maailm on käinud nagu selles mõttes nagu üles ja alla, kord on nad paremad ajad meie kristlaste jaoks, kord jälle halvemad ajad. Aga tänu Jumalale täna on meil usuvabadus. Täna on meil usuvabadus, sa võid julgelt kuulutada oma usku, kartmata selle eest erinevaid karistusi. Kuid kui me vaatame, mis on maailmas täna toimunud, siis kui kauaks see usuvabadus meile jääb sellisel kujul. Sest üks suur konflikt on tõusnud ülesse. Aga enne kui ma selle konflikti juurde lähen, ma pean ära rääkima ka selle. Mul oli eile naisega jutuajamine ja naine küsis mu käest, et millest sa siis kavatsed täna rääkida. Ja ma rääkisin talle siis mõne sõnaga ära, millest siis jutt tuleb. Ja siis ta ütles mulle, et tuleb ilmselt üks poliitiline jutlus sul. Ja ta noomis mind, ütles, et kantsel ei ole see koht, kus poliitikat tehakse. Ja ma lubasin talle, et ma ei räägi täna poliitikast. Ma ütlesin, ma ei räägi täna poliitikast, et tõepoolest kantsel ei ole see koht, kus poliitikast rääkida, aga nüüd tuleb aga. Kui me isegi poliitikast ei räägi kantslist, siis see poliitika muudab meid nii või naa, meie elu. Sest tegelikult ei ole ebaoluline see, kes meie riiki juhivad ja valitsevad. Meie ise otsustame, kes meie riiki juhivad ja valitsevad. Millised on need jõud, kes määravad ära, millised on meie Eesti Vabariigi seadused. Ja nii nagu sa aru oled saanud või nii nagu sa tead, meil demokraatlikus riigis, Eesti on demokraatlik õigusriik, meil demokraatlikus riigis on kaks suurt jõudu. Ühed on konservatiivid ja teised on siis liberaalid. Ja need kaks jõudu on tegelikult vastandid. Mina tunnistan ennast igal juhul konservatiiviks. Ma ei tea, kelleks sina ennast tituleerid. Oled sa konservatiiv või liberaal? Aga mina olen konservatiiv. Aga enne kui ma lähen oma jutluse juurde, ma tahaks rääkida mõned lood. Mulle tegelikult meeldivad lood ja lood on alati väga head. Ja need võtavad nagu pinged maha ja annavad nagu sükest rõõmu südamesse. Ja ma olen seda lugu kunagi aastaid tagasi rääkinud. Ja see lugu kõlas siis niimoodi, et üks rikas mees, üks ääretult rikas mees tegi suure peo endale. No oletame, et tal oli sünnipäev. Kutsus palju rahvast endale külla ja ta näitas kõigile oma külalistele oma valdusi, oma rikkusi, oma uhked maja, uhkeid autosi, limusiine ja kõik, et tal oli külluslik elu. Ja tal oli üks bassein oli tagaaias. Ja see bassein, seal basseinis ujusid krokodillid. Ja see mees ütles niimoodi, vaadake,
mina olen mees, kellele meeldib riskida elus. Ja mulle meeldivad sellised inimesed, kellele meeldib võtta riski. Ma esitan teile nüüd väljakutse. See, kes ujub üle basseini, võib minu käest küsida siis valida 3 asja vahel. Kas suur summa raha, üks ilus auto minu autokollektsioonidest, üks kallis limusiin või midagi, või ilus üks hea maatükk parimas kohas. Ja enne kui see rikas mees jõudis oma kõne lõpetada, kuulis ta vette prantsatust. Ja nägi, et üks mehike ongi vees ja ujub kõigest väest teisele poole basseini. Ja mehikesel õnnestuski basseinist eluga välja pääseda. Tõmbas veel oma jala basseinist välja ja krokodilli lõuad käisid krõmpsti, aga mees pääses täiesti terve nahaga, ilma ühegi kriimuta. Ja see rikas mees oli täiesti hämmingus. Ta ütles, et ma olen iga aasta seda sama asja teinud, korranud oma väljakutset ja mitte keegi ei ole sellele väljakutsele reageerinud. Sina oled esimene mees, kes selle väljakutse vastu võttis. Ütle mulle, mida sa nüüd saada tahad selle eest. Ja mees ütles selle peale, et enne kui ma sellele küsimusele vastan, ma tahaksin teada, kes mind vette lükkas. Selle lool on üks mõte, sest see mõte on see, et kui on rasked ajad või kriitilised ajad, kriis on näiteks meie ühiskonnas. See, kus me praegu elame, on ilmselgelt kriis. Sellepärast, et meie ühiskond on lõhenenud. Ja see on selle parempoolse ja vasakpoolsuse tõttu lõhenenud. Ja kriis on kõige parem aeg, kui kangelased saavad tulla esile. Nii et sina võid leida selles kriisis oma koha ja otsida üles selle võimaluse, mis Jumal sinu südames paneb ja kuidas Jumal saab sind kasutada. Ja vahel võib-olla sa vajad selleks ühte väikest tõuget, et Jumal saaks sind tõugata, et midagi teha paremaks selles elus siin. Aga me tuleme selle juurde tagasi. Üks teine lugu, ma tahaks rääkida ühe loo veel, ja siis ma tulen oma jutluse juurde, on see, et ühes kohas, ma seda koha nime ei mäleta enam, peetakse iga aastast maailma mingid meistrivõistlused või turniiri Males. Ja seal on, kus seda peetakse, on üks ilus maal seina peal. Ja selle maali peale on, seal kujutatakse, siis maali peal kujutatakse kuningat ja narri, kes mängivad malet. Malelaud on seal ees ja maalis on siis põhimõtteliselt selline olukord, kus kuningas on kaotamas. Ja näib, et kuningal ei ole enam mingit šanssi võita, ta on kaotamas narrile. Aga juhtub niimoodi, et selle turniiri ajal üks maletaja seisab selle maali ees ja vaatab seda maali ja korraga hüüatab. Kuningal on veel üks käik. Et kõik ei ole veel läbi. Ja samas, kui ma oma jutluse juurde tagasi tulen, siis meile võib tunduda, et kõik asjad käivad järjest alla, kõik asjad lagunevad, kõik need meie traditsioonilised väärtushinnangud kisutakse maha, kõik nagu trambitakse jalga alla. Et see konflikt ja see on nii suur, et on tunne, et kõik asjad lähevad järjest nagu halvemaks. Et ma küsin, mis on erinevust optimisti ja pessimisi vahel. Optimist ütleb, et olukord on nii halb, et enam halvemaks minna ei saa. Optimist ütleb, et saab küll. Nii et tegelikult selle kõige keskel, kus me elame täna, on kuningal veel üks käik. Ja see on, me teame, et see kuningas on Jeesus Kristus. Ja temal on alati viimane sõna, isegi kui olukord näib lootusetu. Aga nüüd ma tahaksin lugeda natuke teile ka piiblit ette. Pauluse kiri roomlastele 12:1-2. Et kuidas siis meie
peaksime selles olukorras elama kristlastena, et säilitada oma usk, et säilitada see lootus, mis meil on Jeesuses Kristuses ja mitte lihtsalt säilitada see, vaid minna edasi sellega, et anda seda positiivset sõnumit, seda rõõmusõnumit sellele maailmale, mis on hukka minemas. Et anda seda sõnumit, et Jeesuses Kristuses on lootust, et kõik ei ole veel kadunud, isegi kui kõik näib minevat hukatuse poole, siis ometi on pääste. Ja see on Jeesus Kristus. Ja ma loeksin teile siit siis, nüüd vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks ja pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Selle kõige keskel on Jumalal plaan meie eludes. Ja kui me sellest plaanist haarame kinni, kui me õpime Jumalat tundma, kui me õpime Jumala sõna tundma ja usaldama teda, siis me saame kätte need võidud, mida Jumal on meile tõotanud. Siis me läheme võidust võitu ja usust usku, nii nagu Piibel ütleb. Ja nüüd, kus kohas see konflikt, millest ma täna siin rääkinud olen juba, kus kohas see konflikt on siis saanud alguse? See konflikt on saanud alguse tegelikult Eedeni aiast, kus madu küsis, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa ühestki aiapuust. Ja me võime tegelikult täna seda sama maa küsimust kuulda paljude erinevate asjade kohta, mida Jumal on öelnud. Paljud asjad, mida Jumal on oma sõnas ja oma seadustega paika pannud, see samane madu tahab kõik need asjad kahtluse alla seada. Ta küsib täpselt samamoodi, kas Jumal on loonud, või ütleme niimoodi, et see küsimus siis maa poolt on ühesõnaga, kas Jumal on siis tõesti öelnud, et abielu on ainult mehe ja naise vaheline liit? Täna on see kahtluse alla pandud. Kas Jumal on tõesti määranud kõikidele rahvastele ja riikidele piirid, et nad elaksid seal ja otsiksid seal Jumalat? Nii nagu Jumala sõna ütleb, et Jumal on määranud kõikidele rahvastele. Kas Jumal on tõesti öelnud, et patupalk on surm? Kas Jumal on tõesti öelnud, et on ainult üks tee ja see on Jeesus Kristus? Me võime mõelda, et tegelikult on väga palju erinevaid teid, mis viivad kõik Jumala juurde, aga Piibel ütleb, et on ainult üks tee ja see on Jeesus Kristus. Nii et see sama vaim, kes rääkis Eedeni aias, seab ka täna kõik Jumala tõotused, kõik Jumala sõna kahtluse alla ja Jumala autoriteedi kahtluse alla. Niisiis, see konflikt on maailmavaateline konflikt, mis meil täna on. Ja see, mis lõhestab seda meie ühiskonda, on konservatism ja liberalism. Konservatiivne on siis see, kes tahaks kõik selle, mis on hea meie ühiskonnas, selle kaasa võtta ja säilitada seda. Liberalism on siis see, mis tahaks anda inimestele kõik õigused, et inimene ise võib otsustada, mis on õige ja mis on vale. Ja inimestel on antud õigused, aga inimestel on ka kohustused. Need õigused ja kohustused käivad alati käsikäes. Piibel ütleb, et meil on luba kõike teha, aga kõigest ei ole meil kasu. Kõik ei ehita ülesse. Ja see on see, mis meid tegelikult eristab või mis määrab meie maailma vaate, on see, et kui me konservatiividena siin maailmas elame, siis me toetume Jumala sõnale ja tema autoriteedile. Sellele, mida Jumal on öelnud, mida Jumal tahab ja ootab meie käest. Sest me saame sellest aru, et Jumal tahab meil anda parimat.
ta tahab meile anda elu, ta tahab anda seda ülirohkesti. Aga see liberalismus on teatud mõttes, see ongi nagu pettus. Sellepärast, et sulle lubatakse, tõotatakse lõpmatut vabadust, sa võid ise otsustada, mismoodi sa elad. Sa ise oled otsustada, mis on õige, mis on vale. Ei ole olemas mitte midagi valet, sest nii nagu sina elad, nii ongi õige. Aga tegelikult see on surm. Selle tulemus on häving. Aga Jumal ei taha, et me tegelikult häviksime, et me külvaksime lihale ja lõikaksime sellest surma. Nüüd, mis on Jumala sõnum tänasele maailmale? Tänasele maailmale ja ka meile, mis on Jumala sõnum, mida me peaksime täna kuulutama ja mida me peaksime omaks võtma? Jumal ei ole muutunud ja tema sõna ei ole muutunud. See, mida Jumal on algusest peale rääkinud, sellest ta ei ole taganenud. Ja see on see, mida ta ka ootab meie käest. Et me julgeksime seista Jumala rahvana tõe eest. Et me julgeksime kuulutada tõde. Et me julgeksime seista sellel ja isegi siis, kui sinu kuulutamise peale öeldakse, et sa oled viha kurjategija. Sa kõneled viha. Sinu jutlused on viha. Sellepärast, et tegelikult kahjuks me juba Soomes näeme seda, et inimesed ei julge enam rääkida kantslis kogu tõde. Sellepärast, et sellele järgneb tagakius või siis ühiskonna hukkamõist. Aga seda me ei taha. Me tahame, et meil oleks ikka võimalus kuulutada Jumala sõna nii, nagu see on. Ilma kompromisse tegemata. See on see, mida Jumal tahab. Nüüd, Jeesus ütles, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Ja sellepärast minge ja kuulutage Jumala sõna. Kuulutage seda, mida Jumal on teinud teie eludes, sest me oleme Jeesuse tunnistajad ja tunnistajatelt nõutakse seda, et me tunnistaksime seda, mida Jeesus on meie elus teinud. Sina kristlasena pead õppima kasutama seda meelevalda, mis sulle on antud. Ja kuidas sa saad seda meelevalda kasutada, on palve ja sõna kuulutamise kaudu. Loen teile mõne kirjakoha siit Piiblist. Ma annan sulle taeva riigi võtmed ja mis see iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mis see iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. See on siis öeldud meile kui kristlastele. Järgmise kirjakoha ma võin sulle öelda. Johannese 20, kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Nii et Jumal on andnud meile tohutu meelevalla. Nüüd, kuidas me saame kasutada seda meelevalda? Kuidas me saame käia selles väes, millest Jumal tegelikult räägib? See on palve kaudu. Üks viis on palvetada lihtsalt. Ma ei tea, kuidas on sinuga, aga mina, kui ma palvetan erinevate olukordade pärast. Ma olen viimasel ajal märganud, et elu annab väga palju põhjust palvetamiseks. Elu annab väga palju põhjust palvetada oma lähedaste pärast. Elu annab väga palju põhjust palvetada meie riigi pärast, meie rahva pärast. Need asjad lihtsalt, mis toimuvad meie ühiskonnas, need kuidagi ma näen, et need teevad mulle haiget. Need kuidagi puudutavad minu südant ja see paneb mind palvetama. Aga ühte asja ma olen tähele pannud, et ma olen õppinud seda, et mina kui kristlane, ma ei pea olema mitte kellegi peale vihane. Ma ei pea mitte kedagi süüdistama, ühtegi inimest, sest nii nagu Piibel ütleb,
meil ei ole maadlemist liha ega verega, me ei sõdi inimestega. Nii nagu mina saan asjast aru, siis tegelikult Jumal ei vihka mitte ühtegi inimest. Ta vihkab seda pattu, mida inimesed teevad. Ta vihkab seda ülekohut, seda kurjust, mida inimesed teevad. Aga ta armastab iga inimest. Ja sellepärast ma olen aru saanud, et minul ei ole põhjust olla vihane mitte ühegi inimese peale. Ma ei vihka mitte ühtegi inimest. Vaatamata tema seksuaalsusele, tema nahavärvile, religioossusele, millele iganes, minul ei ole põhjust mitte kedagi vihata. Ja sellepärast, kui ma palvetan inimeste pärast ja ma õnnistan neid, iga inimest. Ma õnnistan meie valitsust, sest see on Jumala tahe, et kui me palvetame, et me õnnistaksime neid. Miks me peaksime paluma valitsuste pärast? See on sellepärast, et me võiksime elada Jumala kartlikku elu siin maa peal. Et sinu käsi võiks hästi käia. Sellepärast me peame paluma valitsejate pärast. Ja Jumal on see, kes tõstab üles valitsejaid ja tagandab valitsejaid ja paneb neid ametisse. See on Jumala töö. Aga kui meie Jumala rahvana palvetame, siis Jumal saab tõsta rahva juhtideks inimesed, kes on tõesti Jumala vaimust juhitud. Ja ükskõik, kes seal valitsuses on, kas need meeldivad meile või ei meeldi, selles ei ole tegelikult üldse küsimus. Küsimus on selles, et kas meie teeme Jumala tahet. Ja Jumala tahe on see, et me palume oma rahva pärast. Ja ma olen märganud, et kui ma palun, siis Jumal toob nagu vaimus esile neid asju, mille pärast palvetada, ja ta toob ka selle meelevalla esile, et sina oma palves võid siduda kõik saatana väe. Sa võid siduda kõik mõttekõrgistused, mis on tõstetud Jumala tunnetuse vastu, ja sa võid õnnistada ja vabastada Jumala väe. Seda kõike sa saad teha palve kaudu, kui sa palud Jumalat ja kui sa alandud Jumala ette. Nii nagu Piibel ütleb, et kui me alistume Jumalale, parandame meelt, pöördume ära kurjusest ja siis on meil meelevald ja vägi seista vastu saatanale ja kõigele pimedusele. Siis sa võid siduda kõik selle saatana väe, siis sa võid siduda selle, mida saatan tahab hävitamiseks teha siin ja teha ta relvituks. Sinul on see meelevald antud. Kui sa seda õigesti kasutad, siis sa võid tegelikult saavutada väga palju. See on see, mida Jumal tahab sinu ja minu kaudu teha. Niisiis, Jumala tahe meie jaoks täna. Et me oleksime valguseks ja soolaks sellele maailmale. Et me kuulutaksime evangeeliumi, seda rõõmusõnumit, et Jumalal on hea plaan selle maa ja rahva jaoks. Et Jumal tahab midagi üles ehitada, tahab muuta siin asjad paremaks, kui need täna on. Ta tahab tuua selle ühtsuse, aga see ühtsus ei tule mitte lihalikus tarkuses, vaid see ühtsus on vaimus. Jumal saab muuta meie maa ja ühiskonna paremaks, aga see ühtsus tuleb alati vaimus, läbi armastuse, läbi tõe, läbi Jumala headuse. Sest ainult niimoodi on võimalik seda maailma paremaks muuta. Jumal tahab, et me palvetaksime kõikide eest ja et me palvetaksime ka meie valitsejate eest. Et me seisaksime vastu valedele ja oleksime tõe tunnistajad. Et me armastaksime Jumalat, et me armastaksime ligemest, nii nagu ise ennast. Et me ootaksime Jeesust ja oleksime tema tulemiseks valmis. Sest kas me tahame või ei taha, see ajastu ühel hetkel saab otsa. Nii nagu Piibel räägib, selle maailma ajastu saab ükskord otsa. Ja siis me peame kõik seisma tegelikult Jumala ees. Aga ma ei tea, kuidas on sinuga, aga ma olen viimasel ajal mõelnud, et tegelikult kõige parem koht on tulla Jumala ette
ja olla Jumala ees just selline, nagu sa oled. Kartmata, hirmu tundmata. Sest vaadake, meie ei saa ennast ise muuta. Me ei saa ennast teha paremateks, kui me tegelikult oleme. Meil kõigil on omad vead, omad puudused, omad nõrkused, aga me ei saa ennast ise teha paremaks. Aga kui meie oleme Jumala ees ausad ja me tunnistame Jumalale oma eksimused, siis Jumal annab meile meie eksimused andeks. Ja ta vabastab meid. Ja kuidas sa võtad vastu Jumala vabaduse, Jumala armastuse, selle õnnistuse? Sa lihtsalt, kui sa kuuled Jumala tõotusi, kui sa õpid Jumalat tundma, sa õpid kuulma Jumala tõotusi ja sa kuulutad need tõotused enda omaks. Sa seisad Jumala ees ja sa ütled, Jumal, sina oled öelnud oma sõnas, et sa armastad mind ja sa teed mind vabaks. Sa oled andnud mulle andeks kõik minu patud. Sa oled teinud mind täiuslikuks oma nime pärast. Ja kui sa kuulutad neid asju, siis sa kuuled neid ise ja sa usud seda, sest usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõnast. See on see, kuidas sinu ja minu elu võib muutuda. Ja sa kasvad aust ja sa lähed järjest tugevamaks vaimus. Sinu minevik, mis seal iganes on, see ei oma tegelikult mingit tähtsust. Kui sa selle paned Jeesuse risti alla ja kui sa ütled sellest lahti, sa tunnistad, et sa oled eksinud ja sa võid selle maha panna ja unustada selle ära ja minna edasi vaba inimesena, rõõmsa inimesena ja tugevana. Et me oleksime täis püha vaimu, et me oleksime head isad ja emad. See on väga oluline, et me õpiksime olema head lapsevanemad. Sest kui paljud teist on kasvanud üles heas perekonnas, kus sul on isa ja ema, väga palju ei ole tegelikult neid perekondi. Ja mina ei tea, kas mina olen kasvanud heas perekonnast, kus mul oli hea isa ja ema. Ma tean seda, et mu isa oli kogu aeg olemas kodus, aga minuga selles mõttes ta ei tegelenud. Ta lihtsalt ei osanud võib-olla tegeleda või ei olnud tal aega selleks. Ja Ameerikas aastaid tagasi tehti üks uuring, kui palju üks lapse või kui palju üks isa, selle oli isaduse kohta, kui palju üks isa pühendab oma lapsele keskelt läbi päevas aega. Kvaliteetset aega sellist. Mis te arvate, kui palju see oli? Te olete optimistid. Uuring ütleb, et 8 sekundit. 8 sekundit. Seda ei ole just väga palju. Seesama üks teine uuring ütleb, et Ameerikas iga 8 sekundi tagant pannakse toime mõrv. See on ka statistika. Et ma täpselt ei tea, kas, see on ka hästi vana andmed, aga võib-olla nüüd midagi muutunud. Aga ma tahan öelda seda, et meie anname edasi oma laste kaudu selle päranduse, mis meil on antud. See on üks pärand. Nii nagu me elame oma elu, nii nagu me oma lapsi kasvatame, millised väärtushinnanguid me anname, meie lapsed kannavad seda edasi. Millisest perekonnast tulevad meie lapsed, selliselt nad saavad seda elu edasi kandma. See on teatud pärandus, mida me edasi anname. Ja selle tõttu mina isiklikult olen väga palju mõelnud nende asjade peale ja ma olen palvetanud nende asjade pärast. Ja ma usun, et see on koht, kus Jumal on mind saanud väga palju muuta. Minu isa üks lause oli selline: poeg, ära tee minu tegude järgi, tee minu sõnade järgi. Aga see ei toimi, sest lapsed matkivad oma vanemaid. Mitte sõnade, vaid tegude järgi. Ja kui me tahame, et meie ühiskond muutuks paremaks, kui me tahame, et meie ühiskond muutuks tervemaks ja tugevamaks, siis peab olema meil tugevad ja terved perekonnad. Sest kus kohast tulevad need katkised inimesed, kes täna on oma elus selle kriisi ees, et nad ei tea, kes nad on. Kas need on tüdrukud või poisid, nad ei tea, kas nad on heteroseksuaalsed või on homoseksuaalsed.
Neil on üks kriis nende elus. Nad ei tea, kus need tulevad. See on sellepärast, see on üks põhjus, võib-olla see ei ole absoluutne tõde igas olukorras või kõikide juhtumite puhul, aga üks on kindel, et kui lapsed ei saa seda kodus, seda armastust, seda isa armastust, oma ema armastust, siis nad lähevad seda kuskilt mujalt otsima. Sest kõik inimesed vajavad ju tegelikult tunnustust. Ja minu arusaamise kohaselt on, kui me tahame, et meie ühiskond läheks paremaks, siis me peame oma perekondade pärast hakkama kõvasti palvetama ja õpetama inimesi, kuidas olla üks mees, kuidas olla üks isa, mida tähendab üldse olla mees ja mida tähendab olla naine ja mida tähendab olla isa ja ema. Nii et ja lõpetuseks siis ütleb Jumal oma sõnas. Vaata, ma panen su ette täna elu ja surma. Vali elu, et sa võiksid elada ja näha häid päevi. Sest kõik meie valikud, mida me siin maailmas teeme täna, on kantud kas ühest või teisest mõttest. Kas me valime elu või me valime surma. Kõik meie otsused on ju sisuliselt kas elu või surm, kui sa hakkad mõtlema selle peale. Sest toome ühe väga lihtsa näite. Kui sa valid valetada mingis väikeses või tühises olukorras, sa otsustad, et sa valetad. Kas see on elu või see on surm? Kohe ei ole, jah. Ta ei tapa kohe. Ega Eedeni aias sellest puust söömine ka kohe ei tapnud. Nad elasid veel pikki aastaid edasi. Aga see toob endaga kaasa kas elu või surma. Nii et sellega on minu tänane kõne lõppenud. Nii et igal juhul ma tahan teid õnnistada ja me võime veel ühe hetke palvetada. Isa Jumal, me täname sind, et me võime tulla sinu ette Jeesuse Kristuse nimel. Me täname sind, et sina oled püha ja tõeline Jumal ja sina oled meid kutsunud ja sina oled meid valinud, me oleme sinu omad. Issand, täida meid oma armastusega, täida meid tõega, täida meid oma pühadusega, et me võiksime olla valguseks ja soolaks, et me võiksime olla sinu tunnistajad, Jeesus, sest sina oled püha ja tõeline Jumal ja tunnistada seda, mida sina oled meie eludes teinud ja mida sa veel tahad meie eludes teha. Tänu ja kiitus sulle, Issand. Aamen.